Tere tulemast, head podcasti kuulajad ja vaatajad. Saate meid vaadata nii Raplamaa Sõnumite lehe pealt, seal on link YouTube'ist ja Spotify'st ka. Ja täna teeme jälle natukene juttu koos pildiga. Ja pildi peal on meil siin toredad inimesed Raplamaa rakenduslikust kolledžist. Tere arendusjuht Kaidi Kaufelt ja tere tugikeskuse juhataja Liina Kikas. Tere! No vaat nüüd ei saa enam eraldi rääkida kahest koolist, eks ole, alates eelmise aasta septembrist. Ei, varem ikka. Meil oli 31 juuli, panime leivad ühte kappi. Nii jah. Nii et ma ei saa öelda enam, et ma olen teie kooli vilistlane, sest seda kooli enam pole. Sa võid ikka öelda. Okei, ma tervitan siis kõiki, kes teisi vilistlasi ka. Jah, ajalugu ei muuda ju. Õpetajaid tervitan ka veel, kes seal äkki veel õpetavad. Sirje Kure tuleb meelde. On täiesti nimekirjas. Okei, last praegu olla. Igal juhul tervitusi kõigile sinna kooli. Nii Kehtnasse kui Vana-Vigalasse ka. Nüüd on siis nii, et esimene kooliaasta pole veel läbi, aga tuleb tegeleda sellega, et järgmist ette valmistada, jah? Täpselt nii. Ja nii see vist tänapäeval käib, et nii öelda, et kellel rohkem õpilasi see võidab, jah? Et mitte ei võida, vaid nagu, et ellu jääda tuleb õpilasi saada, on ju? Jah, seda kindlasti, et tööd jätkuks ja leiba oleks, et selleks on ikkagi vaja õpilasi, et öeldakse küll ju, et tore on see kool, kui ei ole õpilasi, aga me arvame, et ikka toredam on siis, kui on ka õpilased. Kuidas see koos tegemine on huvitav nüüd läinud teie arvates? No tegelikult oleme saanud ju kolleegidena suuremaid, ühesõnaga me oleme muutunud rikkamaks, et kui ennem oli üks väike punt, nüüd on suurem punt. Eks me niimoodi järjest siin tutvume läbi siis õppetöö ja nende erinevate sündmuste, nii et midagi hullu küll ei ole, et kõik on läinud rahulikult. Et tegelikult eks see esimene aasta leivad ühes kapis ongi ju siuke, kuidas ma ütlen, natuke segast ja juba hakkab väikest korda tulema, et täiesti oodatav. Vähemalt on see ühine kapp olemas. Muidu oleks asjad võinud palju halvemini minna. Kui rahakott ühiseks läheb, ongi ühine kapp. Leivad on ühes kapis, on otseses mõttes. No võt, nii et käib siis ettevalmistamine järgmiseks õppeaastaks ja hakkame siis otsast peale kuidagi. Septembris siis läheb möll lahti, see pole vist tänapäeval veel muutunud ja järgmisel õppeaastal ka. Kooli minnakse ikkagi 1. septembril, eks ole, aga ennast ette peab valmistama. No tegelikult õpilasena siis juba ju praegu kuidagi või? Ja me vist räägime kõige rohkem praegu ikkagi 9. klassi lõpetajate seisukoha pealt, et minu meelest võrreldes, nüüd vist küll juba 2 aastat on see lõpetamise protsess tulnud poole natuke varasemaks, et kui ennem oli jaanipäevaks said enam-vähem oma kooli lõputunnistuse ja siis said hakata ringi vaatama, et kuhu ma dokumente esitan, siis täna juba dokumentide vastuvõtt käib ja juba vist esimesed eksamitki on 9. klassil kohe ukse ees, et selles mõttes on see protsess pisut varasem kui varasemalt. Lahtiste uste päev on vist juba ära olnud, eks ole? Ammu? Ei, päris ammu ei ole, et see oli ikkagi viimase 2 nädala teema, et meil oli lausa lahtiste uste nädal. 2 nädalat. 2 nädalat. 4 päeval täitsa käisid. Aga uksed on lahti siiamaani, selles mõttes, et minul ka 6. mail tuleb üks kool veel külla, et ega siis me uksi kinni pole vaindnud. Kes soovib kooli külastada, see võimalus on alati olemas. Et see oli lihtsalt kuidagi selle projekti raames niimoodi eraldi toodud põhikoolidele, Raplamaa põhikoolidele võimalus. Aga üle Eesti alati on uksed lahti. Mis see lahtiste uste päeval siis näha oli? Mis huvi või mis see, kas noored on kuidagi muutunud ka aastate jooksul või? Ei ole, ega siis noor jääb ikka nooreks. Võib-olla lihtsalt meie mälutuhma või mäleta, kuidas meie noored olime. Ma arvan, et me olime suht samasugused. Et muutunud ei ole midagi. Et oli neid, kes teadsid nagu täpselt, mida nad tulevad vaatama. Oli neid, kes hommikul olid kohal, ei saanud aru hästi, kuhu nad jõudsid, et pidi tulema. Ja oli siis neid, kes olid nii ja naa, et oli tore, aga võib-olla väsisin ära ja lähen teise kohta vaatan, et täiesti nagu ikka. No õnneks tänapäeval on natukene lihtsam noortel, et neid võimalusi pärast poole ka õppida ja mingisuguseid variante omale leida või sõita üldse vahepeal Eestist minema ja teha neid võimalusi on nagu rohkem, aga üldiselt või kui ma enda seda sama perioodi mõtlen, siis ega mul polnud küll õrna aimugi, mis ma teha tahan või ei taha, et siis tuleb nagu sellises eas, kus sa põhimõtteliselt midagi eriti ise ka veel ei tea, tuleb teha elu üks tähtsamaid otsuseid. Vanasti oli see nii, ka täna ta võib-olla enam nii ei ole, sest sa saad neid otsuseid nagu muuta natuke lihtsamalt ja hiljem ka. Täna ta vist on pigem see muutus on, et
et pärast 9. klassi sa ei saa väga kuskile enam sõita, sellepärast et sa pead 18. eluaastani või vähemalt senikaua, kuni sul on üks eriala omandatud õppima ju, koolikohustus. Ja, tõsi, jah. Et pärast gümnaasiumi jah, siis on maailm valla, et aga... Parem oleks ikkagi, kui see ala oleks selline, et see nagu aeg tühja ei läinud, on ju. Just. Ja teie teete siis kõik selle jaoks, et see aeg tühja ei läheks. Mis nad siis õppima hakkavad sügisest või kuidas seda üldse kõigepealt alustada, kes mida õpivad? Me hakkame siin rääkima toevajatusega õppijatest ka veel, aga ennem siis räägime siis nii-öelda sellest õppekavast siis või mida siis nagu üldiselt pakutakse või kuidas see käib? Jaa, et see aasta, et lisaks sellele, et me siin panime ühesõnaga oma suhteid üritasime või sätime joonele, et siis on tegelikult kõik on uus aastal 2026, et kutsehariduses on suured reformid ja see tähendab seda, et pärast 9. klassi õppijatele on täiesti uued õppekavad, millele nad nüüd sisse astuvad, et üle Eesti kutsekoolides, et see ei ole ainult Rakko eripära, vaid see on üle Eesti kutsehariduses. Ja võib-olla mis siis 2 suuremat muutust ongi, et esiteks on see, et õppekavad on siis nii-öelda laiapõhised õppekavad. Ehk, et kui sa nüüd 9. klassi õppijana hakkad valima, et kuhu kooli minna, siis võib-olla mõistlik on sul kui sa vähemalt tead, mis suunas sa tahad edasi oma karjääri ehitada, et sa validki kõigepealt nagu suuna, siis sa õpid, või tegelikult suund on vist natuke vale sõna. Valdkonna. Valid oma lemmikvaldkonna. Oma lemmikvaldkonda, no näiteks, et mulle meeldib, ma näen, et ma tahaks oma karjääri teha turismivaldkonnas, et siis esimene aasta sa nagu õpidki sükast üldaineid ja siis pärast esimest aastat tuleb alles spetsialiseerumine, et kas ma tahan seal majutuse peale edasi minna või ma tahan toitlustuse peale või tahan turismiettevõtende teeninduse peale edasi minna ja see on kõikides valdkondades on siis nii-öelda valikuvõimalused pärast esimest õppeaastat. Et võib-olla nagu selles mõttes, et neile õppijatele, kes varasemalt võib-olla nii täpselt pärast 9. klassi ei tea, et kelleks ma tahan saada, eks ju, on see lihtsam, et kui sa vähemalt tead valdkonda, kuhu poole minna. Ehk siis esimesel aastal tehakse kõik valdkonnad selgeks, mis seal õpetatakse või? No põhimõtteliselt küll. Ja muidugi, mis on teistmoodi, on see, et see õppeaasta algab hästi palju sellise enesearengu ja enese-leidmisega, et on hästi palju toetavaid, et miks ja kuidas ja eesmärgistamist, et pool aastat põhimõtteliselt ongi eluks ja õppeks ja eluks ja oskused ja mis iganes need toetavad ained on, et see on nagu selline, et noor saaks täpsemalt aru, mida ta tegelikult soovib, et kui see valik nüüd tuleb, siis ta teab, et mis on tõesti tema soovid, tema võimed, ka seda tuleb ju avastada, et me tihti ju võime arvata, et ma olen sellel alal spets ja mulle väga meeldib, aga võib-olla mul ei olegi võimeid selleks. Et see ju tuleb ka selgeks teha ennem, kui ma valikuid hakkan tegema. Vahel mõned muudatused ja reformid tekitavad kahtlusi, et miks neid vaja oli, aga mulle tundub, et see on küll nagu mõistlik mõte või? Kui me nüüd ise peaks niimoodi minema kooli, et ma ju ei tea nagu nii täpselt ja siis aasta jooksul saan mingisugusegi sissejuhatus või pildi ette, nagu mis üldse toimub ja mida ma tahaks või ei tahaks, et tundub hea plaan. See tundub hea plaan, aga ütleme niimoodi, et samas on ka ikkagi ju meie seas neid, kes nagu väga kindlalt teavad, kelleks nad tahavad saada. Et siis võib-olla nendele on see soovitus, et ennem kui siis kooli dokumente panna, et siis ikkagi kõik või sisseastumisdokumente esitada, et siis need õppekavad korra läbi vaadata, et kui ma toon lihtsalt näite, et kui ma tahan kokaks saada, siis kui sa lähed kooli koduleheküljele, siis kui sa avad need laiapõhilised õppekavad, siis sa kõigepealt ei näegi, et sealt erialad, et kokaks, kus ma õppida saan, et siis sa peadki valdkonna valima, kas toitlustus või turismi teenundise all on ta üldiselt ja sealt need õppekava võib-olla läbi vaatama, et kuhu ma saan suunduda siis, kui ma selles valdkonnas õppima asun. Ja üleüldse on see selline soovitus, et ükskõik milline noor nüüd peale põhikooli kuhugi kooli astub, et tegelikult vaadata kodulehel nende erialade infomaterjalid ja seesama õppekava on ju see põhiline, mille järgi ta õppima hakkab, et siis on üllatusi vähem ja mõneks asjaks võib-olla saab ka ette valmistada, et ega vastuvõtuprotsessis võivad ju olla ka katsed, vestlused, mis iganes, aga et kui sa juba tead siis, ja oled infot eelnevalt korjanud, et teeb asja lihtsamaks iseenda jaoks ka. Ja on kindlam tunne, eks ju. Aga siis võib-olla see teine muudatus ka, mis on siis võrreldes nüüd eelmise või varasema nii-öelda põhikooli järgsete õpingutega
õppijatele, et need õppekavad, need uued õppekavad on nüüd 4-aastased, varasemalt olid 3-aastased. Ehk et samal ajal siis omandad sa üldharidusaineid keskastmes ja samuti oma erialaseid aineid. Mis seal lõpetuseks siis nii-öelda lõpuaktusel kätte antakse, mis haridus see siis täpselt on ja mis tasemed või kas see on tegelikult erinev? on ta ikka kutsekeskharidus nagu varasemalt. Ma parandan sind nüüd. Aga seal on gümnaasiumi osa nüüd siis suurem juures. Kutsekeskharidus, aga sellest aastast on meil uus termin, rakenduslik keskharidus. No vot. Rakenduslik keskharidus, mitte keskeriharidus. Ei, see on väga vana termin. Veel vanem. Kas minu haridustase ka nüüd on muutunud siis kusagil? Ma pean ümber midagi muutma seal. Lihtsalt termin on muutunud, aga ma arvan, et see tase selles mõttes ei ole muutunud. Et ma muutma ei pea kuskil lahtris midagi kirjutama. Päris huvitav. Kuule, aga me polegi jõudnud ikkagi nende erialadeni, siis mis siis õpetatakse, mida pakutakse alates septembrist? Need laiapõhilised valdkonnad, et meil ongi, et üks on turismiteenused, et seal all siis on spetsialiseerumised majutamine, toitlustamine, turismiettevõtete teenindus, siis on mootorsõidukite remonditehnoloogia ja ühel hetkel saad siis spetsialiseeruda kas keretööde peale, remondi ja hoolduse peale või teeninduse peale, et see siis on mõeldud nagu remondi auto töökodades õpetamise peale. Siis on logistika ja laokorraldus, mis on siis meil nii-öelda uus valdkond ehk reisijate vedu ja veoste vedu lahti seletatult, et bussijuht või veoautojuht ühel hetkel pärast 9. klassi. Ja siis täiesti uus valdkond on mehitamata sõidukite tehnoloogia. Et ma kohe küsin, aga ma arvan, et Ott teab vastust, et mis asi on mehitamata sõiduk? No. Sõiduk. Lennuk. Milline? Seal, kus ei ole juhti sees. Jah. Neid on päris palju vist tänapäeval. Autodest kuni droonideni ja mingisuguste töövahendid. Mere all või vee all pidid ka sõitma osa mehitamata sõidukeid. Ehk meil on võimalik siis õppida mehitamata sõidukite juhtimist või siis mehitamata sõidukite hooldust ja remonti. Eks seda õpitakse siis 4 aastat? Jah. Üks põhjalik asi siis? No, muidugi. Ja siis samamoodi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et mis on siis maakeeli arvutid, eks ju, et seal on süsteemi administraatorid ja tarkvaraspetsialistid. Jah, tarkvaraspetsialistid. Ühesõnaga IT pool, see on juba päris pikalt seal koolis olnud ka ja läheb edasi ka. Mis see kõige popim või eriala võiks olla siis täna? Mis ennustate midagi, prognoosite, kuhu tuleb jälle väga palju rahvast ja võib-olla kuhu ei tule? Ütleme niimoodi, et varasemad konkursid on näidanud, et nagu rekordarv või palju tahtjaid on ikkagi IT-valdkonda ja autotehnika valdkonda. Ja me ise nüüd arvasime, et sel aastal, et võib-olla see droonide õppekava lööb furoori, aga kui noorte käest küsida, et meil seal avatud ustepäeval oli ka, et mida ta arvab, et mis on see kõige popim eriala, siis pigem ikkagi jäi minu meelest sinna mootorsõiduki tehnikute valdkonda see populaarsus, et võib-olla see on tuttav ja turvaline, aga... Kas nad küsivad ka tihti, et erialaks, aga palju seal võimalik tulevikus teenida üldse on ja siis selle põhjal teevad oma valikuid. Kas tööd ka ikka on? Et tore on ju õppida seda, mis meeldib, aga lõpuks tuleb sellega raha ka teenida ja tööd leida kusagilt. No minu kogemus on see, et kui ma 9. klassi noortega tavaliselt vestlen, siis nad ei küsi üldse midagi. So. Et ma pean ise nagu rääkima, aga jaa... Ei, nad ei küsi selle koha pealt. Ma pean kahjuks nentima. Siis äkki ikkagi valivad südame järgi. Loodame, jah. Selge pilt. Nii et täpselt nagu ei teagi, kas need õppekavad nagu arvatavasti tulevad kõik, või selles mõttes inimesi tuleb nii palju, et saab need kõik avada ikka, ma eeldan. Ja me töötame selle nimel. Selle nimel me töötame, jah. Kuidas õppejõude on olnud õnnestunud leida? Eks need kõige suuremad valukohad on ikka matemaatika ja füüsika tavaliselt. Kuidas see nii huvitav on? On tekkinud lünk sisse ühel hetkel ja et kuidagi on see, et meil vist küll on, meie koolis on praegu hästi, aga eks need üldharidusõpetajad ja loomulikult
ma tegelikult kuulsin ühte oma kolleegi rääkimas, et valdkondades isegi õpetajaid või erialaspetsialiste ikkagi leidub õpetama, aga just et üldhariduse poole pealt on see õppejõudude, õpetajate puudus nagu, no üle-eestiline ütleme. See on päris närviline periood tundub siin suvi ja suve lõpp isegi. Ma olen eelnevatel aastatel ka näinud, kui ennem septembrit veel vahetult on mingisugused töökuulutused üleval, et otsitakse seda ja teist, et loodetavasti, et leiate oma õpetajad ikka kenasti üles kõik. Ja, aga meil on ju, kes käivad praegu, käivad üle Eesti, et ega ei ole ju ainult Raplamaa inimesed, kes meil koolis töötavad, et meil on Saaremaalt ja Pärnust ja Tallinnast, et selles mõttes on maailm lahti, ütleme Eesti piires ka õpetajatele. Ja, nii et turismiteenused, mootorsõidukite remonditehnoloogia, logistika, laokorraldus ja mehitamata sõidukite tehnoloogia ja IT-süsteemid ka kõike õppida Rakos saab, aga see pole veel kõik, sellepärast et Liina on tulnud siia rääkima ka ühest sellisest, vaat ei teagi millisest, ma ei tea, kas õppekavast siis võib öelda või? Õppekavadest jälle, et ega neid on ka mitu, et minu valdkonda kuuluvad siis need õppekavad, kus saab õppida siis ka toevajadusega õppija. Nii, teeme kohe selgeks, kes on toevajadusega õppija. Et varemalt oli jälle termin hariduslik erivajadus, et nüüd juba ka määrus järgi ikkagi on see fookus nii-öelda iga õpilase arengule, õppimine on areng ka meie puhul, et vahet ei ole, et kas see õpilane on siis omandanud lihtsustatud õppekaval põhihariduse või siis toimetuleku õppekaval, et Eesti riigis õigus õppida on kõigil. Ja meie Vana-Vigala poole peal on siis avatud ka 2. ja 3. taseme õppekavad, ehk siis need on need, kus siis ei tule seda, mis sa ennem ütlesid, rakenduslikku keskharidust nad ei saa küll, aga nad saavad kutset õppida, et töölisi ja lihttööliste valdkonda ka neid inimesi vaja. Ja erialadest on meil siis 2. tase, on meil siis köögiabiline ja puhastusteenindaja abiline. Et see tähendab, et nemad õpivad ja hiljem ka töötavad juhendamisel. Ja 3. tasemel on meil 3 eriala, on siis pindade hooldaja rehvitehnik, abikokk ja siis nüüd uus õppekava, mis siis alles eile hommikul saime siis kinnituse, et on kinnitatud ilusti riiklikult, on siis toitlustuse teeninduse abitöötaja. Ja 3. taseme õppekavad üldiselt on 1 aasta, aga nüüd see viimane on siis 2-aastane, ka just nimelt sellepärast, et jällegi läheb natukene valdkonnapõhiselt, et laiemaks, et kui varemalt on konkreetne eriala abikokk, siis nüüd see toitlustuse teeninduse abitöötaja sisaldab nii kaubanduse valdkonda, toitlustuse valdkonda, kui siis ka puhastusteeninduse valdkonda, et ka õpilane siis saab nii-öelda sellise suurema paketi kaasa, et tööturul oleks valikuid rohkem. Aga see toevajadus siis põhimõtteliselt võib igasugust tuge tähendada või? Ja, rahalisest kuni vaimse toani välja või? No tegelikult kõik me vajame elus tuge, et mul on ka kaasas siin vidinakast näiteks, et tegelikult mina kasutan ka seda sellepärast, et ma olen ka suhteliselt selline aktiivne inimene, et vahepeal siis nagu keskenduda ja fookus saada, et siis saab valida siit endale, ma ei tea, kas vahepeal näpuvenitajat või siis olenevad erinevad sensoorset vahendid, et kuidas siis pigem õppetööle paremini keskenduda, et selleks ei pea olema siis tõesti hariduslik erivajadus, et me erinevates situatsioonides võime vajada tuge. Või siis on õpilased näiteks, kes on, ma ei tea, mingi haiguse tõttu olnud gripis 2 nädalat koolist eemal, eks ju, et tuleb kooli, ta vajab juba tuge, et ehk siis kuidas ta saab oma õppeainet kõik järele vastata ja järele teha, et tänapäeval on õnneks nii-öelda selline sildistamine läinud vähemaks, et tuge vajavad elus kõik. Need, kes Spotify'st kuulavad meie podcasti, nemad ei tea, aga need, kes YouTube'ist vaatavad, need tähelepanelikud jälgid on näinud, et sul on see natuke valesti. Jalg kipub täristama kogu aeg. Mis me sellega teeme siis? Oskab äkki kohe tugikeskuse juhataja öelda? Ega kui see sind ei sega ja teisi sega. Teisi pigem segab. Aga kelle probleem siin lõpuks on? Siin tulebki vaadata natukene selge mõistusega ka, et kui kedagi miskit häirib, et kelle probleem see tegelikult on. Aga on olemas ka neid vahendeid, et mis saab tooli külge panna, kus sa saad võib-olla jalgu siis venitada, et siin on näpuvenitaja küll olemas, et aga see, võib-olla see aitabki sind keskenduda paremini, kui see jalga väristad, et võib-olla see on just sinu selline omapära ja eriluses, et see ei vaja tuge. No vägev, igal juhul siis kõigile midagi või kuidas siis, kui me rahalisest toest siin rääkisime või üldse sellisest asjast, et kas mõnel noorel kipub selle taha ka jääma kool, et pole vahendid koolis käia või kuidas tänapäeval see asi üldse, see tugisüsteem üles on ehitatud? Eks ikka on, aga riik on ju leidnud võimalused, et õppijatel on võimalik taotleda siis, kellel on majanduslikud raskused, eritoetust koolist, et
et see võimalus on olemas. Kutsehariduses on see küll olemas, et majanduslik eritoetus, siis on koolilõunatoetus ehk et pärast 9. klassi on ikkagi lõunasöök, soesöök tasuta õppijale. Ja siis on samuti tegelikult sõidutoetus, et see on siis, kui sa käid ühistranspordiga kooli ja koju, et siis kuu lõpus tšekkide alusel või piletite alusel siis kompenseeritakse sulle see koju ja koolisõit. Nii et põhimõtteliselt raha taha ei tohiks selline haridus. Ja tegelikult on kutsehariduses üks väike tore asi veel, et igakuiselt on võimalik saata ka õppetoetust ja õpilased kutsuvad seda stipiks küll, aga ütleme, et selle saamiseks on suht vähe vaja teha, et sul peaksid olema lihtsalt hinded korras ja sul ei tohiks olla põhjuseta puudumisi. Mul on jätnud kustumatu mulje Kehtna siis endise majandus- ja tehnoloogiakooli ühiselamud ja seal toimuv. Kuidas tänasel päeval siis ühikates ruumi on, kõik saavad, kes tahavad? Ja, meie majas on kõik majutatud, et ja kui me räägime siis ka Toevasega õpilastest, on ka neid juhtumeid, kus ta ongi üksi toas, et lihtsalt tervise eripärast on võimalus ka üksi toas olla, nii et tuleb arvestada täiesti individuaalsete eripäradega. Nii et Vana-Vigalas Kehtnas pole küsimust ööbida ja majutusega probleemi ei ole. Just, ja meil on samamoodi, et kui on ikkagi vaja privaatsemat, siis läbirääkimisel õpilaskodu juhatajaga on kõik võimalik. Aga muidu see ühiselamu elu on ikka põnev. Jaa, oli küll. Mis asi on töökohapõhine õpe, kes oskab mulle seletada? Väga täpselt üksikasjadesse laskumata tähendab see seda, et sa enamus ajast õpid töö juures just ja oma erialaselt ja teatud aineteks tuled ainult kooli. Sa oled nagu praktikal kogu aeg? Jah, nagu praktikal kogu aeg, aga sul on juhendaja olemas seal ja selles mõttes. Kas praktika juhendajat ja praktika koht on sama keeruline leida kui pedagoogi kooli? Ikka on, see sõltub ka tihti erialadest, eks, aga ja võib-olla piirkonnast, et kui meil on õpilased üle Eesti, siis reeglina on loomulik, et praktika koht on siis kuskil tema kodulähedases piirkonnas. Aga arvestame, et maapiirkondades ei ole seda töötamise ja praktiseerimise võimalusi nii palju, et nii ja naa. Nii et see variant on ka veel olemas. Ja kellele see siis käib täiskasvanute kohta? See minu teada vist on küll, jah. See on ikkagi kutseõppe. Üks teema veel, minu jaoks tundus see kõige huvitavam või vähemalt peaks olema noorele väga nagu inspireeriv on Erasmus Plus ja igasugused välispraktikad, millest ma arvan pooltel, kellel vaja oleks sellest teada. Pole aimugi, aga tegelikult võimalusi on nagu hästi palju. Võimalusi on jah palju, et selles mõttes on meie koolil olemas Erasmuse akrediteering, mis tähendab seda, et on võimalik minna üle maailma oma praktikaid tegema ja seal Erasmuse projektides või õpirännetes veel sees jagunevad need asjad veel omamoodi, et sul on võimalik minna individuaalselt oma erialal praktikat tegema välismaale või siis te võite ka näiteks grupiga minna nii-öelda grupirändes, et nädal aega või 2 nädalat või olete välismaal kuskil kooli juures ja sealt on siis leitud teine grupp nii-öelda, kellega ta koos tegevusi teete, et ka selline võimalus on olemas õppijatel. See kõlab hästi, jah. Nii et võimalusi on igasuguseid, kuidas tänapäeval kooli astumine käib? Nii nagu ikka või? Igaks juks tuleb üle küsida, ega ei tea, ega peale 9. noored, kes on 9. klassi lõpetanud, ega nad pole ka eriti kuhugi sisse astunud ja ennem peale 1. klassi, nii et keegi ei tea. Ja seekord vist, või neil ongi võib-olla niisugune esimene katsumus, et saavad oma isikut tõendavat dokumente kasutada nagu päriselt reaalselt, et kõigepealt tuleb avada siis internetis www.sais.ee, mis on siis riiklik sisseastumisinfosüsteem ja sealt siis valida välja kool ja erialad ja siis selleks, et sinna saisi sisse logida, tegelikult on sul vaja siis oma ID-kaarti või smart-ID-d või mobiil-ID-d kehtivat. Ja siis valida seal ühel hetkel välja see eriala, kuhu sa tahad oma dokumente esitada. Kas alaealine vist ei saa mulle seda teha, et siis tuleb vanemalt? Saab. Seal on vanema nõusolek, et siis tuleb vanema nõusolekuga ka veel pärast arvestada, et jah. Põhimõtteliselt on nii, et vanem saab tegelikult ju kohe seal dokumentide esitamisel on see blankett olemas, et oma nõusoleku anda ja siis ühel hetkel, kui on
ma toon lihtsalt praegu meie kooli näitel, et ma tean, et praegu saavad 9. klassi õppijad esitada dokumente, et vanema nõusolek on üks, siis on, sa pead üles laadima kooli valgest tunnistusest koopia ja rohkem minu meelest vist ei olnudki, sest need lõpudokumendid tulevad siis ühel hetkel, kui on koolist nagu ametlikult väljaarvamine tehtud seoses õppekava mahulise täitmisega, eks ju, juunikuus, et põhimõtteliselt jah, vanema nõusolek, klassitunnistus ja saad oma dokumendi soovi avalduse ära esitada. Nii, ja mis siis saab? Mingid kriteeriumid on ka ikka, et pole päris nii, et Marsinaga kooli. Ma igaks veel ütlen seda, et see SAIS on ju üleriiklik süsteem, et ma olen praegu kogenud seda vanemate ja õppijatega, kes siin meile kooli kandideerivad, et vahel nii nagu ikka, nii nagu valimistel või see tuludeklaratsiooni lähevad umbe, et ärge heituge, kui kohe ei avane kõik need lehed, et tuleb siis natuke rahu säilitada ja proovida uuesti ja lõpuks saab ikka selle avalduse tehtud, et mitte alla anda, et see on nagu minu sõnum. Et tõesti, kuna kõik see süsteem kehtib kutsekoolidele, gümnaasiumitele ja ülikoolidele ka, ja kui see periood praegu kestab, et siis võib olla tõesti vahel nii, et ei saa sisse. Jaa, et praegu siis 30. märtsist kuni 15. maini on sisseastumisperiood 9. klassi lõpetajatele ja pärast seda, pärast 15. maid on siis moodustuvad pingeread ja vot ma peast nüüd kuupäeva ei mäleta, aga maikuus vist algasid juba nii-öelda need vastuvõtukatsed, ehk et mai lõpus on pingeread moodustuvad hinnete põhjal? Tegelikult ma väljendasin valesti, et alguses ei moodustu pingeread, vaid on ikkagi, et kutsutakse vestlusele või katsetele, et see katse ongi suures plaanis tähendab seda, et nad teevad meil ühe loogilise testi, loogikal põhineva testi ja siis tahab komisjon vestelda erialaselt ja siis ja tunnistuse, ühesõnaga valge tunnistuse pealt ka teatud hinnete alusel saab ta teatud punkti summa, et selle alusel siis nende 3 asja koosmõjul, kus vestlusel on kõige suurem osakaal, moodustab pingerida. Ja kui need vastuvõttekatsed on siis ära olnud, siis juunist 19 kuni 25 juuni oli vist või? Jälle peast ei mäleta, on siis see nii-öelda liikumise aeg ehk, et kas sa saad siis kutse, kas sa said erialale vastu võetud, oled oodatud kooli või siis võib-olla õppekoha kinnitamise periood, et õpilane võib ju kandideerida erinevatesse koolidesse samalaegselt ja veel mitmel erialale, aga et lõpuks siis kõigile selgus majja tuleb, siis õpilane peab ühel hetkel kinnitama, jah, ma valin selle teie kooli ja selle eriala, et siis hakkavad alles nimekirjad moodustama. Nii kaua nad on kõik liikuvad nii-öelda. Ühesõnaga jah, et see periood, kus liikumine toimub, oli minu meelest 19, aga kodulehel on täpsemalt kirjas. Ja kuidas see õpilane võiks ennast siis nüüd ette valmistada? Hinnetega pole enam suurt midagi teha. Tuli, mis tuli, aga nad peaksid siis vestluseks valmistuma ja mõtlema võib-olla siis kodus natuke rohkem läbi, et mida ja miks nad ikkagi õppida tahavad. See vist on põhiline. Jaa, see on vist põhiline, jah. Ja mina kutsun üles olema aus selles mõttes, et jällegi vahel on selline vale häbi, et ma ei julge kõigest rääkida, aga kui mul on päriselt mingi selline mure, mis vajab nii-öelda nii toetamist, kui õppeaasta algab, et ega siis see ei ole takistuseks kooli sisse saamisel. Mida avatumad kaardid vastuvõtus on, seda parem üleminek on. No ma toon näiteks, et kui vastuvõtukomisjonis ütlebki noor seda, et mul tuleb sõber ka siia kooli, kas ma saan temaga õpilaskodus ühte tuppa. Väga lihtne ja inimlik soov, et aga kui sa seda ei ütle, siis pärast hakkab see vahetamine, ümber kolimine, et lihtsalt võtta need lihtsalt pinged maha, et kohe julgelt avaldada oma soove, nii nagu töövestlustelgi. No ma olen oma poja näitel võin vabalt öelda, et teil seal koolis see tugisüsteem või selline aitamine on ikka päris heal tasemel. Pole öelda midagi. Nii et kogu see info, mis me rääkisime, on leitav siis kus kohast? www.rako.edu.ee Paneme seda siia alla ka selle kirja kuhugi. Ma ei tea, kas ma näitan näpu kõigesse kohta. Aga meil on sul üks üllatus ka. No nii. Sinu kord. See on seotud siis kuidagi toitlustusvaldkond. Nad saadavad tervisid sulle. No näed. Hommikusöök. Siin on ju vanad siis ilmselgelt. Näidata, mis siin sees on. Nägid juba. Need on... Nii, need on... Mingid, mitte mesilased, erilased. Ei. Kas ma näin neid kusagil? Sa oled võib-olla kuulnud neid kunagi.
nagu kõrvaga või? Kõrvaga. Vanas majas, ahju peal elasid. Ahju peal hoid see kõlaga hästi. Need on ära kuivatatud. Nonii, kuidas maitse on? Tavaline. Tavaliselt selliste asjade puhul tekib küsimus, et miks ma seda sööma pean? No, siin on mingid valku kindlasti kõvasti sees. Kindlasti on seal kasulikud. Valgud, rasvad, et seda siis hakkavadki meie tulevased õpilased siis. Aga nüüd sa saad teada, mis see... Kilk. Vana hea kilk. Nii et minge Rakosse ja õppige, kuidas ahju peal kilke korjata ja need ära kuivatada. Väga hea ju. Ma saan aru, et tegelikult sellest vist tehakse otseselt jahu, et mida siis kasutatakse. Aga toitlustusest nüüd siia otsa rääkida, siis seal on teil ka päris ägev tase ju, need neljapäevad, restorani neljapäevad on legendaarsed juba, nii et tasemed on kõvad ja saab neid ka, ma arvan, seal valmistada ja süüa. Absoluutselt, seal saab väga eksootilisi toormaterjali või toiduaineid kasutada, mida võib-olla igapäevaselt ja võib-olla isegi mõni terve elu jooksul ei puutu kokku nendega. No kilk käib suus ringi või? Noh, kilk suus ja saate läbi. Väga tore, aitäh teile tulemast. Aitäh kutsumast.